Diagrammid. Selles peatükis me räägime natukene lähemalt sellest, kuidas on võimalik impressi esitluses slaidi peal kasutada diagramme, kuidas neid luua, kuidas muuta, kuidas nendega toimetada üleüldiselt, nii sisu mõttes, kus saab andmeid valida ja samamoodi ka vormindada. Diagrammi loomiseks siis võtame ülevalt lisamine menüü ja seejärel valik diagramm. Teile automaatselt lisatakse diagramm ja aktiveeritakse ka diagramm töörežiimil, mis tähendab, et näete need ülemised menüüd hetkel ei ole enam nüüd väga impressi omad, vaid on seotud siis konkreetselt selle aktiivse diagrammiga. Ja nüüd selleks, et ära määrata, milliseid andmeid diagrammis kasutatakse, on siin tööriistariba peal olemas nupp, diagrammi andmete tabel. Ja kui te nüüd selle nupu peale teete klõpsu, siis avatakse teile aken, kus on ära näha siis see väike tabel, mida vaikimisi juba pakutakse. Te saate ise nüüd olemasolevad andmed ära muuta, nii ridades, väärtused, kui ka veeru pealkirjad. Klõpsates sisse ja kustutades vana ära ja trükkides uue asemele. Näiteks siin on Kati, siin on näiteks Kalle, Malle ja näiteks 4. inimene on Juta. Ja siin on müügid, näiteks müük 1 ja siin on müük 2 ja viimane on siis müük 3. Samuti saab selles vaates kasutada ka nuppe selleks, et lisada juurde uusi veerge. Kui te hiirega liigute nupu peale, siis ta ka kirjutab. Lisajada tähendab seda, et luuakse uus veerg ja kui te klõpsate lisatekstiveerg, siis tähendab seda, et luuakse siia juurde veel üks kategooria. Aga kuna kategooria on reeglina 1 ja see on juba siin olemas ja ma seda ei soovi, siis ma klõpsan siia kategooriasse ja nüüd on mul võimalik ka kohe näidata, kuidas neid eemaldada. Kategooriate eemaldamise jaoks on siis vastavalt kustuta jada, kui teil on märgitud. Ja kui te soovite mõne rea ära kustutada, siis on nupp kustuta rida. Näiteks see viimane veerg mul ei ole ka vajalik, klõps sisse ja seejärel kustuta jada. Kui kõik andmed on paigas uued, siis ei olegi muud vaja teha, kui panete selle akna ristis kinni. Ja diagrammis olevad andmed ongi muutunud. Ehk siis, kui ma nüüd diagrammi töörežiimist välja lähen, ja natukene lähemale suurendan, siis näete, et on ilusti siin minu poolt valitud tegelased ja ka andmejadade pealkirjad väljad on müük 1, müük 2 ja müük 3. Täpselt samamoodi käib see kõikide diagrammi tüüpidega, nii et siin mingit erinevust ei ole. Diagrammi tüübi muutmisest siis järgmises või järgnevates peatükkides räägime lähemalt.